Nii, oleme Pärnu Openi teise päeva üsna alguses ja saime siit raja äärest kätte Urmas Leesi ja Ülari Leesi. Puhume 2 sõna nendega juttu. Urmas, sa pidasid Ülariga siin sellist peale teist või peale 4. või 5. sarja päris pikalt nõu, et mille üle juurdlesite? Selgub, et rada on seekord selline, mille peale loota ei saa, et mängija peab nagu enda peale lootma. Ja nõu oli lihtsalt selline, et algusest tulime nagu väga panema, et viimane võistlus on olnud Eestikad ja vahepeal pole olnud, et hästi veri keeb ja tahaks nagu hästi mängida, et lihtsalt, et võtta asja lihtsamaks ja trajektoori sirgemaks ja kui rada on keeruline, siis mäng peab olema endal lihtne. Ja, et ma usun, et üsna paljudel on see ju peale Eestikaid ilmselt üks esimene võistlus, et kuidas sulle, Ülari, tundus see rada üldse siin täna? Ma arvasin alguses, et 40 jalga on selline, kus saaks nagu ülevalt poolt ka mängida, aga siis kuskil seal 4. mängu juures läksin teise märgi peale ja lihtsalt otsa viskasin, siis sealt ainult sain. Mõjalt nagu ei andnud eksida. Ahaa, et siis ma tegelikult olen siin valdavalt kuulnud seda teooriat, et tuleks ikkagi mängida võimalikult kõrgelt, et väga alla ei tohi kolida, et siis tuleb välja, et sinu ja Urmas arvamus on hoopis teistsugune praegu. Alla on millest alla, et ma arvan, et õli peal ei tohiks palju olla allpool 10. lauda, et selles mõttes küll ei tohi alla minna vastu serva. Et kui allapoole minna, siis tuleb visata sirgelt taskusse, aga sisenemisnurk on siis nadi ja straigi protsent ei ole kõrge. Aga et kui tahad ikkagi hoida nurka, et siis pead olema selles mõttes, et 10. laua piires ja sealt laskma palli nagu sisse tulla. Aga et minna päris üle visata üle 3. ja 4. märgi vastu serva, et see rada seda küll ei lase. Kuidas teil üldse see... Sina oled ju Ülarile ja Vallole nii manager kui treener ja hea nõuandja, et kuidas teil see tiimisisene jaotus on, et kes kellele viimasel ajal nõu annab üldse, et kas annad veel sina poistele nõu või õpetavad juba nemad vahest sind ka? Siin on raudne koostöö, et siin ei ole üks, keda teised kuulavad, et siin on ideed, siin need katsetatakse rajal, tuleb see praktika, siis mõtleme midagi, kuidas asi töötas, et proovime mitte olla kinnis ideedes, vaid ideid nagu ära proovida ja siis. Viimane asi, et ilmselt ootavad kõik siin tarkade inimeste soovitusi, et kuidas mängida ja milliste pallivalikutega ja nii edasi, et kas olete nõus selle ka avaldama veel kumbki? Sõltub päevadest, et Raul siin rääkis, et temal 2 vahetust olid täiesti erinevad, et praeguse seisu järgi mina hoiaksin suht sirget joont, ei roniks väga ülesse. Seda tuleb vaadata palli reaktsiooni järgi, kui ikkagi vara hakkavad keerama, siis tuleb minna üles. Aga pallidest arvatavasti skid flipid, sest näha oli alguses, et breik oli kuiv ja pallid olid lõpus väga järsud, et see kutsuski nagu ülevalt mängima, aga siis eksimiskoht oli hästi ahtekene, et väljapoole eksimine on kohe kadunud ja pall rennis, ja sissepoole samamoodi keeras pähe, et võib-olla pärast, kui sissepoole visatakse õli juurde, et siis seespoolt hakkab nagu hoidma. Et võib-olla lõpupoole oleks vaja järsema lõpuga palli vähem, mis selle carry-downi peal siis juba seal keerab, aga... Oskad sa midagi lisada veel? Ma alustada tuleks mingit sellistega, mis hakkavad keskelt ka nagu varem kinni, ja siis ma arvan, et servast ise proovin ka nagu järgmine vahetus, kui ma mängin. Aga siis lõpuks tuleks kindlasti võtta mingi järsu lõpuga pall. Me oleme siin iga kord juba traditsiooniliselt üritanud ennustada mingisuguseid edasipääsu viire 40 varema hulka, et oskate te aimata täna seda. Ma ütlen, mina küll ei julge enam midagi pakkuda. Ma arvan, tegelikult on see rada lihtne. Selles mõttes, et kui see mängujoon on käes ja ise väga ei hakka keeruliseks asju tegema, et viimased mängud siin, mis Vallo mängis ja tuleb lihtsalt, et 220, et ütleme 210, ma arvan, et peab kindlasti olema ära, et Ülari proovis siin näiteks lõpus veel mängida üle välja ja ei tulnud nagu midagi head, aga et kui joon on olemas, siis ma arvan sommid, mis siin tulevad, et nendel on see nagu
nagu igapäevane asi, et praegu, mis on siin erinev, millega me oleme harjunud, et siin on sportõli, et see suhe on 2,5 vist, eks jah. Et see nõuab niisugust distsipliini ja loota raja peale ei saa, aga et mängija, kes nagu iseenda peale loodab ja oma joont ja mängudistsipliini nagu hoiab, see peaks päris edukalt siin hakkama saama. Et tundus, et isegi see muutus oli väga väike, et see liikumist väga palju ei olnud, et nagu ikka on lõpus natukene ülespoole, aga ma arvan, et 210 peakski kindlasti ära viskama. No sina oled ise nüüd just värskelt rajalt tulnud, Ülar, et mis sina arvad? Ma arvan ka, et mingi 210 võib jääda sinna. See on küll väga suur üllatus, et nii kõrgeks seda piiri pakutakse, aga no nüüd tõesti viimane. Aga speerimäng tuleb ära teha, et kui ei ole speerimängu, eks ole, siis ei saa seda 210 kätte kuidagi, et ma arvan, et seekord ikkagi need mängijad, kes nagu üks kurikas püsti jääb, see ei ole probleem, et speerimäng peab olema hea. Et kui speeridest mööda, siis muidugi alla 200 on need tulemused langeda. No nüüd ma küsin ainult sinu käest, et mis sina arvad, kummale poistesse rada paremini sobib, Ülarile või Vallole? Ei ole vahet, ma arvan. Selge, näeme finaalis. No loodame, kes sinna finaali saada.